1927. aastal toimub Helsingis FIFA kongress, mille raames peetakse ka eri riikide linnade vahelisi mänge. Osalevad Tallinn, Helsingi, Stockholm, Oslo ja Dresden. Sel Helsingi pallinädalaks nimetatud turniiril vigistavad eestlased Helsingiga 2-2 ja alistavad Oslo 3-1. Tallinnat esindab sisuliselt Eesti koondis ja Eesti press käsitleb võitu Oslo üle, nagu oleks maavõistlusel alistatud Norra. Ajaleht Vaba Maa sõnul olevat Oslo raadio kibedat kaotust seletanud nõnda. Oslo kaotas Tallinnale halva ilma, halva mänguvälja ja Eesti pealtvaatajate abi tõttu. Pärast tallinlaste viiki Helsingiga kohtuvad FIFA kongressi delegaadid ja 5 linna mängijad. FIFA president Jules Rimet astub eestlaste laua juurde, küsib, kus on meie väravavaht, läheb ja patsutab Evald Tipneril õlale. Eesti spordileht nimetab seda Tipneri kohtumiseks jalgpalli kuningaga. Austria legendaarne treener Hugo Meisel ütleb Tipneri kohta, et ta on hea ka meie taseme jaoks. Eestlaste edukat lühisöödumängu näevad kõik FIFA kongressil osalejad ja matšidel viibiv diplomaatiline korpus. See on suur edu mitte ainult spordis. Lõpubanketil seatakse meie saadik Alexander Hellat Soome palliliidu esimehe Erik von Frenkeli paremale käele, kuna vasakul käel istub Jules Rimet. Hellat peab prantsuskeelse kõne, rõhutades spordi tähtsust rahvusvahelises suhtluses. Eesti on korraldajamaa Soome ja Saksamaa kõrval ainus 21 kongressil osalenud FIFA liikmesriigist, mis saadab kongressile lubatud maksimumi 5 saadikut.